Aga mis siis, kui ma ütlen teile, et see lugu Matrixist, mida me kõik teame ja armastame, see polegi kogu tõde? Nüüd, veerand sajandit hiljem, on pinnale kerkinud teooriad ja analüüsid, mis viitavad millelegi palju sügavamale. Tõele, mis stuudio survel väidetavalt ära peideti ja mis võid igaveseks muuta seda, kuidas me seda filmi vaatame. Alustamegi täpselt sellest küsimusest, sest see on kogu asja tuum. Mis siis, kui see, mida me pidasime lihtsalt ulmeliseks meelelahutuseks, oli tegelikult peegel? Peegel, mis näitas meile tõde, mida me tol hetkel lihtsalt polnud valmis nägema. Ja siit läheb asi ponevaks. See lause, mida on omistatud kellegile muule kui Keanu Reavesile endale, ongi paljude nende teooriate keskmes. See vihjab, et filmi algne palju radikaalsema, ebamugavam visioon tsenseeriti ära, et see massidele paremini sobiks. See ongi meie tänase uurimuse lähtepunkt. Okei, et sellest kõigest aru saada, peame kõigepealt vaatama, kes on see mees Neo maski taga, sest Keanu Reaves ei olnud mingi tavaline Hollywoodi staar ja just see teebki kogu selle loo nii uskumatult eriliseks. Vaadake, erinevalt tüüpilistest 90-te märulistaaridest, näiteks Will Smith, kes rollist loobus, ei annanud Keanu taga lihtsalt järgnevat palgapäeva. Teda tõmbas stsenaariumi filosoofiline sügavus. See eneseotsing, mis peegeldas ka tema enda isiklikku teekonda. Stuudio küll kõhkles, aga Keanus oli midagi, mis selle looga lihtsalt klappis. Ja Keanu ise on rääkinud, et kui ta seda stsenaariumi luges, siis tal tekkis kohe mingi tunne. Ta ei saanud võib-olla kõigist neist filosoofilistest kihtidest aru, aga ta teadis sisimas, et see on midagi olulist. Midagi, mis väärib avastamist. Aga samal ajal, kui ta valmistus selleks elu muutvaks rolliks, toimus tema isiklikus elus midagi täiesti laastavat. Just sel perioodil tabas Keanu Reavesi kujutelda vatu kaotusvalu. Ja see valu, see jäänud kaamera silma eest varjule. Ja just see on põhjus, miks paljud usuvad, et see, mida me ekraanil näeme, see pole lihtsalt näitlemine. Neo haavatavus, see vaikne, läbistav melanhoolia, see ei olnud lihtsalt stsenaariumisse kirjutatud. See oli Keanu enda valu, mis andis tegelasele sügavuse, mida ükski teine näitleja poleks ilmselt suutnud edasi anda. Okei, lähme edasi. Siin hakkavki pihta see tõeline võitlus kulisside taga. Ühel pool loojate radikaalne kunstline visioon ja teisel pool stuudio jääkülm soov toota lihtne ja kergesti seeditav kassahitt. Selleks, et mõista, mida Wachowskid tegelikult tahtsid öelda, peame korraks rääkima ühest prantsuse filosoofist nimega Jean Baudrillard. Kõlab keeruliselt, aga põhimõte on tegelikult lihtne. Me ei ela enam päris maailmas, vaid selle koopiate ja sümbolite maailmas, simulaakrumites, mis on kaotanud igasuguse kontakti oma algallikaga. Wachowskite jaoks ei olnud Matrix lihtsalt arvutimäng. See oli metafor meie enda ühiskonnale. Ja siin ongi see konflikt mustvalgel. Ühel pool Wachowskid, kes tahtsid, et me hakkaksime oma enda reaalsuses kahtlema. Ja teisel pool stuudio, kes kartis, et selline asi on publiku jaoks liiga keeraline, nad tahtsid midagi, mida saaks popcorni kõrvale nautida, mitte midagi, mis su maailmapildi pea peale keeraks. Ja mis siis juhtus? Stuudio sai oma tahtmise. Tehti kompromisse. Need kõige radikaalsemad ja häirivad ideed, need pehmendati ära. Keerulisemad süželiinid lihtsalt lõigati välja. Ja see sügav filosoofiline sõnum maepi lihtsalt paksu märulikihi alla, ootama, et keegi selle sealt kunagi üles leiaks. Ja nüüd jõuamegi asja tuumani. Mis oli see põhikontseptsioon, see suur idee, mis väidetavalt stuudio nõudmisel filmist välja jätti? Mis oli see tõde, mida peeti meie jaoks liiga häirivaks? See on see küsimus, mis on fänne ja teoreetikuid vaevanud juba aastaid. Aga nüüd, tänu ringlevatele lugudele ja analüüsidele, hakkab pilt lõpuks selginema. Ja see vastus, see on šokeerivam, kui me oleks osanud oodata. Siin see on. Olge valmis. Vabanemine oli lihtsalt järjekordne illusioon. Mäss oli kõigest veel üks kontrollimehhanism. See oli see tõde, mida peeti liiga tumedaks, liiga lootusetuks. Mõtted, et isegi siis, kui sa arvad, et oled vaba, oled sa tegelikult ikka veel vanglas. Miks? Selle teooria kohaselt oli stuudio motiiv lihtne. Nad kartsid, et publik lükkab filmi tagasi, kui see seab nende endi reaalsuse nii totaalselt kahtluse alla. Eesmärk polnud panna inimesi mõtlema. Eesmärk oli müüa pileteid. Ja see algne kompromiss, see mõjutas tegelikult kogu ülejäänud triloogiat. Stuudio mõju aina kasvas ja need sügavamad filosoofilisemad küsimused, need jäid lihtsalt järjest suurema märuli ja eriefektide varju. Visioon lahjendati. Okei,
Selle uue teadmise valguses peame me kogu filmipärandi ümber hindama. See punane tablett, see ei pruugigi tähendada seda, mida me arvasime. Tõeline ärkamine on alles ees. Ja siin peitubki võib-olla kogu asja suurim iroonia, eks ole. Filmist, millel oli potentsiaal olla tõeline äratuskell, sai hoopis ilus unenägu. Sellest sai sümboolne, aga lõppkokkuvõttes ohutu meelelahutus. See näitas meile küll vanglaust, aga samal ajal veenis meid, et me tegelikult ei tahagi sealt välja minna. Ja see viib meid tegelikult kõige olulisema mõtteni. Neo ei olnud kunagi mõeldud olema messias või päästja, ta oli peegel. Tema teekonna mõte polnud päästa maailma, vaid näidata meile kõigile, kuidas omaenda illusioone lahti harutada. Ta polnud eeskuju, keda pimesi järgida, ta oli peegel, millesse vaadates küsida, millises illusioonis elan mina. Nii et siin on see lõplik tõde. Maatriks ei ole ulme, see on metafor. Metafor kõikidele nendele nähtamatutele süsteemidele, sotsiaalsetele, majanduslikule, digitaalsetele, mis pakuvad meile mugavust ja turvalisust ja vastutasuks võtavad meie tõelise vabaduse. Ja see ongi see küsimus, mis on peitunud Matrixi südames juba 25 aastat. Nüüd, kui see on lõpuks selgelt välja öeldud, on meie kõigi ülesanne sellele vastata. See ongi see tõeline punane tablett. Kas sa julged selle alla neelata?